vaatame ühte täiendavat viisi, kuidas on võimalik siis leida nii elektrivälja tugevust kui potentsiaali erinevates ruumipunktides. Ja alustuseks võtame meil juba tuttava Gaussi seaduse, mis on teatavasti esimene Maxwelli võrrand, mis siis ütleb lihtsalt seda, et elektrivoo tiheduse divergents on võrdne laengu ruumtihedusega siis selles punktis, kus kohas me seda divergentsi teada tahame. Ehk siis teisisõnu, elektrilaengud tekitavad elektrivälja. Me teame ka seda, et elektrivoo tihedus on lihtsalt seotud elektrivälja tugevusega sellise lihtsa seose kaudu. Ja ilmselgelt see vaakumi dielektriline läbitavus on universaalkonstant, mis ei sõltu mitte kuidagi ruumist, ehk seega me võime teda kirjutada nii siis selle tuletise märgi ette kui ka tuletise märgi sisse, ehk siis seesama Gaussi seadus natukene teistsugusel kujul. Läks välja taoline ja nagu siis juba mainisin, me võime selle konstandi tuua tuletise märgi ette, sest tuletan meelde, et see nabla operaator või divergents ei tähenda mitte midagi muud, kui lihtsalt tuletise võtmist siis kõigi kolme ruumi komponendi järgi. Ja me võime ta tuua tuletise märgi ette, siis me võime ka võrrandi mõlemad pooled temaga läbi jagada, ehk siis teine üsna levinud viis, kuidas Gaussi seadus kirja pannakse, on siis, et divergents elektrivälja tugevusest on võrdeline laengu ruumtihedusega ja selleks võrdeliseks teguriks on siis vaakumi dielektrisele läbitavuse pöördväärtus. Nüüd teine asi, mida me oleme õppinud, on see, et elektrivälja tugevust saab väljendada siis potentsiaali kaudu, täpsemini siis ta on võrdne potentsiaali gradiendi vastandväärtusega. Nii, ja selle teise võrrandi võime viia sisse esimese võrrandi sisse, ehk siis asendame selle elektrivälja tugevuse siin siis potentsiaali gradiendiga. Jällegi -1 on konstant, mille võime tuua integreerimismärgi ette ja saame, et miinus divergents potentsiaali gradiendist on võrdne siis laengu ruumtiheduse ja vaakumi dielektrise läbituse suhtega. Ja loomulikult selle miinuse värgi me võime viia siit vasakult ka paremale. Näeb võib-olla natukene ilusam ja kompaktsem välja. Ja seda võrrandit, mida me just parasjagu saime, tuntakse siis Poisson võrrandi nime all. Ei julge üldse oma prantsuse keele eest pead anda, võib ka öelda eestipärasemalt Poissoni võrrandi nime all. Ja kirjeldab siis põhimõtteliselt seost potentsiaali ja laengu ruumtiheduse vahel ja kõik sellised kombinatsioonid vastavad siis mingisugustele reaalsetele jaotustele. Enne kui me edasi läheme, analüüsiksime natukene seda suurust siin vasakul, mis on siis mingisuguse skalaarse välja gradiendi divergents. Tuletame kõigepealt meelde, mis asi see nabla operaator meil täpselt oli. Nabla oli teatavasti selline vahva vektor, millel oli 3 komponenti. Esimene oli osatuletis x järgi. Teine komponent oli siis osatuletis y järgi. Ja ilmselgelt kolmas komponent on siis osatuletis kolmanda ruumi komponendi ehk z järgi. Nii. Seesama reegel kehtib mis tahes skalaarse välja puhul. Kuna meil on niikuinii jutu potentsiaali väljas, siis toomegi selle edasise näite siis selle sama potentsiaali puhul. Ehk siis potentsiaal ise on skalaarne suurus, ta sõltub või võib sõltuda kõigest 3 ruumi komponendist, x, y-ist ja z-ist. Igas punktis on tal ainult siis väärtus, tal puudub suund. Ja kui me nüüd leiame siis esimese sammuna temast gradiendi, ehk siis muutuse sellest suunast, kus ta kõige suurem on, siis see näeks matemaatiliselt välja järgmine. Võtame lihtsalt siis osatuletise sellest uust x järgi ja see on meie gradiendi x komponent. Siia liidame otsa siis osatuletise uust y järgi. Ja see on meie tulemuse y komponent ja samamoodi z-iga. Nii. Nüüd järgmise sammuna me leiame divergentsi saadud vektorist.
Ja divergents oli teatavasti skalaarkorrutis mingisuguse vektorvälja ja selle sama meie nabla operaatori vahel. Nagu me näeme, see tulevus on vektorväli ehk siis divergents meie juba leitud potentsiaali gradiendist oleks siis, kirjutan kõigepealt pikemalt välja, skalaarkorrutis teatavasti tähendas, et me võtsime mõlema vektori X komponendid, korrutasime kokku, võtsime mõlema vektori Y komponendid, korrutasime kokku ja sama Z komponentidega ja siis kõik need 3 korrutist liitsime omavahel kokku. Ehk tulemuseks saame jällegi, nagu nimi ütleb, skalaari ehk mingi ühe numbri, millel ei ole suunda. Nii. Pluss. Nii, juba hüppas viga sisse. Y järgi ja jällegi sama asi Z järgi. Ja vaatame nüüd ühte nendest liidetavatest lähemalt. Ei ole mitte midagi muud, kui me oleme kõigepealt võtnud osatuletise potentsiaalist X järgi ja me võtame sellest uuesti osatuletise X järgi. Ja sellist asja nimetatakse, eks ole, teist järku osatuletiseks või oleks tegemist tavalise tuletisega, siis teist järku tuletiseks. Ehk siis me saame selle jutu natuke lühemalt kirja panna. Ehk siis gradiendi divergents on selline vahva suurus. Me võtame siis teist järku osatuletise X järgi, teist järku osatuletise Y järgi ja teist järku osatuletise Z järgi ja liidame need 3 tükki kõik omavahel kokku. Ja sellist operaatorit ehk siis gradiendi divergentsi ehk nüüd ilma selle suuruse endata pannakse tihtipeale kirja siis kujul kas nablaruut või mõnikord kujutatakse ka teda teistpidi kolmnurgana. Teistpidi kolmnurk on muidugi niisugune kehva tähis, sest see on kolle sarnane kreeka tähele delta, mis tähendab hoopis midagi muud. Seega siis soovitatav kirjapilt oleks selline, ehk siis nablaruudus ja seda nimetatakse siis Laplace'i operaatoriks, inglise keeles Laplacian. Nii. Ja me saamegi siis selle sama Poisson võrrandi panna kirja siis natuke veel lühemal kujul, kasutades seda Laplace'i operaatorit, mis tegelikult ei ole midagi muud kui siis gradiendi divergents ehk siis potentsiaali Laplacian on võrdne miinus laenguruumtihedus jagatud keskkonna dielektrilise läbitavusega. See on siis Poissoni võrrand. Nüüd praktikas on tegemist siis mittehomogeense teist järku osalise diferentsiaalvõrrandiga, mille lahendamine tihtipeale ei ole kõige mõnusam ja meeldivam kogemus. Ja seega vanal ajal otsiti viise, kuidas saaks ümber minna ja üks viis, kuidas seda ülesannet saab lihtsustada, on siis vältida sellist ruumi osa, kus laenguruumtihedus on nullist erinev. Sest et kui meil on laenguruumtihedus võrdne nulliga, siis selle võrrandi parem pool muutub ka nulliks ja tulemuseks saame veelgi lihtsama võrrandi järgneval kujul, mis siis ütleb lihtsalt seda, et potentsiaali gradiendi divergents või potentsiaali Laplacian on võrdne nulliga. Ja vot seda teist võrrandi kuju tuntakse siis Laplace'i võrrandi nime all. Kusjuures Laplace'i võrrand nõuab seda, et laengu ruumtihedus oleks null. Ei ole keelatud laengupindtihedus, ei ole keelatud laengujoontihedus, võivad olla ka üksikud punktlaengud. Ainuke asi, mis peab siis null olema, on siis laengu ruumtihedus ja kõikidel nendel juhtudel on see võrrand siis lahendatav. Lisame selle kohta ka kindlasti paar näidet, et saada pisut paremat ettekujutust, mida sellega peale hakata. Ja selline vinge asjaolu on see, et absoluutselt igasugune potentsiaaliväli, mis siis lahendab seda Laplace'i võrrandit, kirjeldab siis mingit sorti potentsiaali välja sellises ruumi osas, kus siis laengu ruumtihedus on null. Ja selliseid välju on ilmselgelt lõpmatult palju erinevaid, aga sellest hoolimata nende kõigi kohta kehtib vot seesama üks võrrand. Ja millised, lisaks veel nendele võranditel on üks selline omadus,
et saab näidata, et selle Laplace'i võrrandil mingi konkreetse juhu jaoks on alati ainult üks ja unikaalne lahenduskäik, vahet ei ole, kuidas me seda lahendame, mitte lahenduskäik, vaid lahendus. Ehk siis on lõputult palju välju, mis sellele nõudele vastavad, aga me saame iga erineva juhu korral siis ainult ühe ja unikaalse lahenduse, ehk selle ühe konkreetse välja, mis vastab just konkreetsele juhule. Ja millised võiksid olla siis mõningad Laplace'i võrrandi lahendused, kusjuures see ei paku huvi mitte ainult siis elektrostaatika seisukohast, vaid samad võrrandid kirjeldavad ka näiteks soojuse jaotumist kehas, mida siis kuskilt nurgast kuumutatakse ja mille temperatuur mingis teises kohas on erinev. Ja sellega saab lahendada palju erinevaid insener-tehnilisi ülesandeid, seega ka matemaatiliselt pakub ta laialdast huvi. Ja lihtsalt vaatame mõningaid võimalikke lahendusi. Ehk millised võiksid olla siis need potentsiaaliväljad, mis rahuldavad seda Laplace'i võrrandit. Noh, kõige lihtsam, triviaalsem näide on selline, kui potentsiaal on absoluutselt igal pool ühtlaselt 0. Ilmselgelt osa tuletis nullist on 0, kui me liidame 3 nulli kokku, saame tulemuseks 0, järelikult see võrrand on, võiks olla rahuldatud. Nüüd me võime seda nulli laiendada, tegelikult on lahenduseks ka kõik võimalikud konstantsed väljad. Jällegi, konstandi esimene tuletis on 0, teine tuletis on selle tõttu ka ilmselgelt 0 ja järelikult võrrand on jällegi lahendatud ja me näeme, et see variant, et U on võrdne 0-ga, on tegelikult üks erijuht siis sellest, kui U on võrdne lihtsalt mingi konstantse suurusega. Siis kõik sellised variandid, kui U on näiteks võrdne X-iga või U on võrdne Y-iga või U on võrdne Z-iga. Oletame, et U on võrdne lihtsalt X-iga. Tema esimene tuletis X järgi on sellisel juhul 1, tema teine tuletis X järgi on 0 ja tema tuletis Y ning Z järgi on loomulikult ka 0, järelikult jällegi Laplace'i võrrand on rahuldatud, ehk siis kõik need on ka võimalikud lahendid. Nüüd, nagu te varasemast ilmselt mäletate, siis tuletise võtmine või diferentsiaalne operaator on lineaarne operaator, mis tähendab seda, et Laplace'i võrrandi lahendiks ei ole mitte ainult need üksikud lahendid, mis ma olen välja toonud, vaid ka kõik nende võimalikud lineaarsed kombinatsioonid. Ehk me võime neid korrutada ja neid summasid omavahel kokku liita ja tulemuseks on alati uus lahend. Noh, täiesti meelevaldselt näiteks U on võrdne 3x miinus 7y pluss pi korda z miinus 12 on samamoodi üks võimalik potentsiaaliväli, mis siis rahuldab Laplace'i võrandit. Ehk selline potentsiaaliväli saab eksisteerida siis ruumis, kus laenguruumtihedus on võrdne 0-ga. Nüüd veel üks sihuke huvitav seos. Ehk selgub, kui meil on kompleksarv, võtame Z, meil on teatavasti reaalosa X ja imaginaarosa Y ja me teame, et siis see J ei ole mitte midagi muud kui ruutjuur miinus 1 ehk siis imaginaarühik. Siis selgub, et Laplace'i võrrandi lahenditeks kahemõõtmelises ruumis nüüd, kui räägime tasandist X ja Y-ga, on kõigi selle kompleksarvu n-indate täisarvuliste astmete reaalimaginaarosa. Ehk Z-i aste, lihtsalt Z astmel n, ehk siis X pluss J, Y astmel n, kus n on siis täisarvuline, põhimõtteliselt 0, 1, 2 ja nii edasi. Ja kui me võtame nüüd sellest astmest reaalosa, siis selgub, et see on alati siis Laplace'i võrrandi lahendiks. Ja täpselt sama on see, kui me võtame sellest kompleksarvu n-indast astmest imaginaarosa, jällegi tulemuseks on Laplace'i võrandi lahendid. Noh, kõige lihtsam astendaja on 0, mis tahes arvastmel 0 on 1, 1 on konstant, tõepoolest nägime juba, et see on Laplace'i võrrandi lahendiks. Järgmine täisarvuline aste on 1, Z-astmel 1 on lihtsalt arv ise, kompleksarvu reaalosa on siis X ja me nägime, et X on tõepoolest üks võimalik lahend. Kompleksarvu imaginaarosa on lihtsalt Y, ehk siis selle imaginaarühiku kordaja. Nägime aga enne juba, et Y on tõepoolest samamoodi Laplace'i võrrandi lahendiks. Võime vaadata veel ühe näite, kus siis astendajaks oleks 2. Selleks peame leidma kõigepealt kompleksarvu ruudu, mis oleks siis meie jaoks X pluss J, Y astmel 2 ehk ruudus, mis oleks siis X ruudus pluss
JXY pluss veel kord JXY ja pluss JY ruudus. Ja siis me saame nüüd natukene veel kokku võtta ja lihtsustada. Ehk siis Z ruudus oleks siis X ruut. Nüüd J on ruutjuur -1. Järelikult, kui me J ruutu tõstame, saame tulemuseks -1. Ehk siis JY ruudus on lihtsalt -Y ruut. Nii, ja ma panen siia sulud ümber. See on siis selle meie uue kompleksarvu, mis on eelmise ruut, reaalosa. Nagu näeme, imaginaarühikut siin kuskil ei ole. Ja J korda XY oli meil 2 tükki, seega siis 2J XY. Ja siis see 2XY on meil imaginaarühiku kordaja, ehk see on meie uue kompleksarvu imaginaarosa. Seega me võime öelda, et me leidsime veel mõned lahendid. Näiteks siis on Laplace'i võrrandi lahendiks ka suurus 2XY, mis on, eks ole, selle kompleksarvu teise astme imaginaarosa. Ja selleks lahendiks peab olema siis ka näiteks X ruut miinus Y ruut. Võite mõlemad üle kontrollida ise ja näha, et tõepoolest selline on. Nüüd kompleksarvude astendamine sellisel algebralisel kujul on ilmselgelt üsna kole. Me nägime, et kui me see ruutu leidsime, oli vaja natukene juba pikemalt välja kirjutada, kui me hakkame kuupi leidma ja veel kõrgemaid astmeid, siis läheb asi väga koledaks ära. Aga kui te mäletate, siis kompleksarve oli korrutada, jagada ja astendada tükki mugavam nende polaarkujul. Ehk me võime selle sama kompleksarvu kirja panna hoopis tükis kujul. Moodul korda siis E-astmel J phi, mis vastavalt siis Euleri valemile moodul korda koosinus phi'st pluss moodul korda J korda siinus phi. Ja jällegi me näeme, et see esimene osa on siis selle kompleksarvu reaalosa ehk sama mis X ja teine on siis selle kompleksarvu imaginaarosa. Ja nüüd kompleksarvu astendamisel ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui lihtsalt moodulit tõsta samasse astmesse ja faasi korrutada selle astmega. Ehk siis selle sama Laplace'i võrrandi lahendiks on ka kõik järgnevad suurused. Rho astmel n koosinus n phi ja samamoodi on võrdne rho astmel n siinus n phi. See on siis väike ülevaade võimalikest lahenditest Laplace'i võrrandil.